kurat tõuseb jah õhku see esiot, see on nagu päris naljakas. Leidsime ennast BMW kapoti alt täna. V8. 4,4 liitrit ja 390 kilovatti. Et jõudsime autoni. Päris auto ka vahelduseks jälle. Et Teslade ja muude elektriautode vahele siis natukene värvi ka siia ellu. V8 2 turbot. Enam-vähem sarnane nagu nendel päris M-autodel ka. Aga mis see siin on siis? Kusjuures ongi. Vaatame täna BMW X5 M50 i-d. X-Drive. Yes. Et ei, ta on selline baby M-seeria äkki või? On vist õige nimetus. Mul tuli ka see võrdlus, nagu need baby AMG-d ja asjad on. Ja tegelikult antud auto on veel siis selles mõttes eriline, et ta küll saabus meile väga koledane nagu alati. Määrdunud, kõik on valesti, aga see auto on läbinud siis AutoChoice ühtlasi meie Infinite paketi, et see auto on saanud sellise tugeva poleerimise. Jah, tal on mõned kivitäkked alles, aga nende pärast me hetkel ei muretse ning tänu sellele Infinite paketile siis on 2 kihti keraamikat ja tegelikult auto sees on veel leather shield nahale pandud, et see auto on kaitstud ja valmis. Et teemegi kiired pildid, teeme autole väikse proovisõidu, Rasmus saab ka autot proovida. Lähme vaatame. Kuidas sulle tundub siis, Rasmus? Väga äge auto on. Kindlasti selline sleeperi moodi. Tagaluuk on ka ilma märkideta. See on väga alatu minu arvates. ja siis kui nagu täiesti alla vaatad, siis nagu näed, et summutid on päris hea siuke, no ühesõnaga hästi vaikseks on aetud see auto tegelikult, arvestades seda mootorit. Ja see on ju legendaarne 4,4 V8 BMW bensukas. Nähes, kuidas see maailm areneb nagu selles suunas, et see auto on nii vaikne juba ja sa ei pane üldse seda tähele, siis kohati teeb kurvaks. Aga teistpidi selline nagu isa Tarmo, kes peab enda, ma ei tea, lapsi sõidutama, siis jällegi on seal oma väärtus. Et ma tean, et ma kõlan nagu täpselt YouTube'i vastaselt ja siia tuleb panna mingid otsetorud ja veel mingeid asju tuunida. Lisaks sellele mootorile saab üsna lihtsasti veel mingisugune 100 hobujõudu juurde. Et see on... ma arvan, et see ongi täpselt selle jaoks, et see on see samm alla selle MX5. Saad naisele näidata, näe, ma ostsin pereauto. Ja isegi ei näe kuri välja nagu nii kuri, kui see XM5 võib olla. Mina muidugi tegin selle vea, et kui ma naisele näitasin, siis ma näitasin kiirendust ka. Et ausalt öeldes ma rikkusin enda võimaluse ära. Ja see oli reaalselt kiirenduse pealt oli ära rikutud, sellepärast, et tema kommentaarid oli, et kas on vaja nii kiiret ja kõik need, et... See on ikkagi 4 midagi sekki jälle, väga kuri. Aga tead, mis kurvaks teeb? See sama valge Model 3 teeb enam-vähem sarnase kiirenduse. Lihtsalt siin sa teed seda nagu oluliselt raskem autoga. Ja ta on natuke kiirem ka kui Model 3. Et see on nagu oluline. Räägime, miks see auto sai just toodud. Just. Et minu silmis see Carbon Schwarz Metallic, vabandust, ma ei ole saksa nii-öelda, aga see on nagu legendaarne värv ja minu arust see värv tuleb saadavaks jälle nagu selle M50i-ga, et see on mingi huvitav värk, aga igatahes värv jäi väga silma. Meeldib see, et sisu on selline nagu, et ta ei ole punane või et ta ei ole valge. Ta on selline nagu väga klassikaline. Nelikvedu ilmselgelt, automaat ilmselgelt, et ei ole vist teisi võimalusi. Lisadest võiks natuke rääkida. Et auto tuli siis 21-tollise M nii-öelda väljega. Siin on talveref, mis enam talverefi mustrit endas ei oma, aga 20 tolli nagu need väljad ka veel kaasa. Mõlemad väga ilusad ja saab 22-tolline ka. Ma ei tea, kas see nagu seda autot mugavaks teeb, sest sellel auto tegelikult õhkvedrustust kui sellist ei ole. Tal on M-Sport siis summutisüsteem, pidurid on kõik nagu suuremad. Meil on auto nüüd nädal aega siin detailingus olnud, et kettal on omajagu roostet, aga selle me saame paari pidurdusega lahti.
Pirelli B-Zero Run Flatid on eest taga, vist ei ole jälle kõige mugavamad rehvid, aga on väga head rehvid tegelikult. Siis tal on M-Sport Differential, ehk siis jälle see sõidu nii-öelda konkreetsus. Nimetatakse seda adaptiivseks M-Suspensioniks. See siis õhkvedrustus ei ole, aga tal on need active dampers, nii-öelda lähed kurvi, aitab seda, mis saab kogu jõu endale tugevust nii-öelda, et on väga konkreetne. Autol on soft close. Ja. See on peaaegu ainuke kork, kui me seda õigesti oleme kinni ka pannud siin praegu. Keyless entry, keyless, siis kõik on keyless ühesõnaga. Tal on veel mingid kaardid. Tegelikult ei ole veel ise proovinud. Äppi ei ole ka veel jõudnud installeerida, aga teame, et on olemas. Kärukonks. See oli ka päris naljakas. Kärukonksuga oli seekord niimoodi, et mina tean, et kui sa ühe korra kärukonksu kasutad, siis sul see on roostes. Ütle mulle, kas sellel autol on kunagi kärukonksu kasutatud? Vist ei ole. Ma ei ole sellist kärukonksu näinud, aga võimalus on. Ja see auto peaks päris murevabalt nagu midagi enda järel vedama. See sobib hästi, jah. Asi, mis tekitab minus sükast kaheti mõtlemist, on see, et need on eraldi lisana tellitud. Et need tavaliselt on mustad. Ma ei tea, võite kommentaarides märku anda. Mina ütleks, et siia on musta kiletaja. Ja mulle sobib mõlemad pidi, aga mis ma panin tähele oli see, et need on nagu erinevad toonid siin. Ja siin all ka, et siin on selline nii-öelda shadow chrome või selline ja esi osas samuti. Täpselt. Et miks mitte kõik samaks teha siis juba või? Aga see on eraldi spekk, muidu sa saad selle mustane. No jah. Saad aru? Et jah, ma ise mõtlesingi, et võite tõesti, andke oma arvamus, aga et kas need osad teeme mustaks, sest tegelikult see on suhteliselt lihtne. Siis jääks kõik need, mis Rasmus mainis, täpselt nagu selliseks pronksikarva või mis iganes see õige. Jah. Ja siin on need labad, mis lahti tulevad mingil hetkel. Just. Kohe, kui auto soojaks saad, siis need tulevad avatuks. Siin on muidugi see, kus ma seda lisavarustust loen, on nagu suunab meid auto täiesti teise osasse, aga salongis on siis topsihoidjad, mis on soojenduse ja jahutusega. Siis istmed on elektrilised loomulikult igati pidi ja soojendusega. Sportistmed ka seekord, et minu arust sellele autole sobib sportista jälle, aga eks siin on ka nii palju kui inimesi, nii palju arvamusi. Eraldi lisana on pandud see Heat Comfort Package Front. See tähendab seda, et kui sa istmesoojenduse tööle paned, siis sul tegelikult läheb ka need käetoed ja muud asjad nagu soojaks. Ja see ka, kui ma ei eksi, igast mingid Winter Joy package'id saad nagu eelsoojendada, roolisoojendus, you name it. Head-up display, adaptiivne püsikas, BEM-i ülikuulsad lasertuled, et need lasertuled on eraldi olulised. Ma kuulsin, puldist käib käima, see katus on siis siuke pano ja see esimene osa läheb üles. Must ka. Loomulikult peegliandurid on ju. Tehnoloogiat täis otsast lõpuni jälle, et puudust ei tohiks tunda väga. CarPlay on hästi suur. Nagu sellest ekraanist siin, et väga päris. Ega rohkem polegi. Ma arvan, et lähme väikselt tiirule. Kui sa paned korraks sporti ja annad mulle mingi 5000 pööret. Copyrighted mussi kinni panemiseks saad siis sõrme kasutada. Toimib paremini kui nendel eelmistel BEM-idel see käte liigutuste tuvastus. 3 täiskasvanud siia taha pinki väga hästi vist ei mahuta. Pikaks sõiduks nagu peale ruumi nagu on. Tundub, et oleme jõudnud Rasmuse uude teilisse. Tundub küll, Natuke paushoitum kui need mõned teised sedaanid, mida me ka proovinud oleme, need competitionid ja see 6 seeria siin näiteks.
me oleme tegelikult neid G-seeriaid nüüd juba, see on meil siis nagu 3. selline päris äge G-seeria proovimine võib-olla või? Midagi sellist. M3 komp oli alguses, siis oli see 8. seeria. Et pretty cool. Muideks see auto teeb koha peal vähem häält kui see, et ta nagu ikkagi Sport Plussis mingi aeg teeb siuke mürtsub ja paugub ka natukene. Okay. Aga selleks huvitav jah, et see nagu koha peal ei tule seda. Yeah. Või et mis me siis valesti teeme? Eks see on see koha peal piirab ära seda lärmi ja kõike, et sa ei huligaanitseks ikkagi. Ja, nagu kombeks on tänapäeval. Ja, aga pöörded lähevad ülesse küll, jah? Jah, peaaegu 5000 sai kätte. Okay. On natukene parem ummikus seista või? Kuule, veits parem on jah, nii kurb ei ole. Aga tahaks nagu autot kasutada ikkagi. Mul on ka nagu nii siuksed kahetised mõtted, et nagu kas seda on vaja, all that on ja aga tegelikult, kui see siia nagu maha istud, siis seda on vaja. Sa oled paar kilomeetrit sõitnud, mis su siuksed nagu märkimisväärsed leiud on? Ta tuletab sulle ikka meelde, et mis sul nagu kapoti all on, kuuleb mingit väikest mürinat, mitte liiga palju, sest müra salongi otseselt ikkagi ei jõua, rooli tunnetus ja kõik see ülihea, väga sükene see sisend, mis sa annad, sa tunned, et sa nagu päriselt keerad, et ei ole nii palju seda elektroonilist halba tunnet nagu. See on nagu tõesti meeldiv. Meil arust väga head kommentaarid, et täpselt see, et kohe ütlesid seda rooli täpsust nagu, et see auto ise paneb su nagu minema kurvi nagu natukene agressiivsemalt, võib-olla kui su selle igapäevase autoga. Ja, nii et kõik on vabandatav, mis nende autodega tehakse. Ja siis jälle selline nagu just kõrvalistmel võib-olla paned rohkem tähele, aga mina panin seda tähele, et kohe, kui me välja sõitsime, siis nagu inimesed vaatasid seda tumedat V8 ilmselt, aga võib-olla ka seda AutoChai detailingu tööd, mis on siin nagu enam-vähem 3 päeva tehtud selle auto nimel, et see auto oleks nii puhas, nagu ta praegu on. Kindlasti see läigib ja selle värvi sügavus on nii hästi välja toodud ja wow. Jah, ja see on nagu see värv veel, et tumedas see on must auto ja päikse käes on see sinine auto. Et see on nagu minu meelest on see eriline värv. Aga olen nüüd aus selles mõttes, et ma arvan, et sa saaksid nagu F-seeria M3 selle sama rahaga. Nii. Kumma valid? Sest nagu ma tean su profiili ja ma tean, mida sa tahad vaata, et sa ei ole nagu SUV ka, see on nagu nii kaugel sellest SUV-st. Mingi midlife crisis tuleb, siis vaatab korraks. Aga jaa, muidugi M3 võtaks enne seda. Tegelikult see on päris huvitav, et tahaks hirmsasti mingi SQ7-ga võrrelda, aga ta on natuke väiksem auto. Aga siis, kui sa võtad SQ5 või mingi sellise asja, sa siis sellega ka võrrelda. Sest see on väiksem ja tal on mingi 3-liitrine kapoti all. Et on kuidagi vahepeal seal. On küll, jah. Mina tundsin ka seda. Ja kusjuures minu valik on selle auto kasuks sellepärast, et lapsed. Et nagu puhtalt see. Sest, ja see on minu jaoks on ta siuke kompromiss, sest tegelikult mootor on ju same. Aga 50 ala saab kohe läbi õnneks. Seda on meeldiv näha. Ja siis saame 90. Nii. Jah. Damn it, nagu. Aga see auto, enne ka korraks kogemata vajutasin, ta ikka tagaots kükitab päris korralikult, kui sa vajutad, et... Nagu need vanad Audi Quattrod videodest näete, et... Ikka. Ei päris nii hull tegelikult ei ole isegi, aga nagu tunda on jah, sest sa nagu sind visatakse istmesse ja sa tunned, kuidas kapott ka natukene läheb ülespoole. Aga see on cool. See on väga hea, kuule, ma kohe kõik asjad ärkasid kehas ellu. Tuju läks nii heaks. Jah, ilma kohvita. Aga ta on suur. Mitte nagu juhitavusest ei tule välja, aga ikkagi on aru saada. Mõtlen, kui ma su selle käigukasti panen sporti, Sport Plus ja Sport. Kas nüüd on veel kurjem auto või? Kas on?
ootan nagu seda Paukumist tahad, jah. Aga seal on see, täpselt seda mul ongi vaja. See heli mülasummutus salongis on päris korralik ikkagi, et see on ka jah. Sest tegelikult, kui nagu sõidad ja inimesed vaatavad, siis järelikult nemad kuulevad midagi rohkemat enne. Siin on muideks minu arust klaasidel ka see topeltklaasid nagu. Aga minul on nagu see konflikt praegu oma peas, et kas sellel autol peaks siis nagu summutit natukene järgi aitama, et veel rohkem nagu seda autot nautida. Võib-olla tõesti, sa ütlesid, et tegelikult tal tehasest on nagu olemas see sportlik variant. Äkki nad hoiavad siis M3 jaoks, vabandust, X5M jaoks just. Seda kõige-kõigemat. Peab olema. Korraks oli midagi ka. Ei no teise peale Kurat tõuseb õhku see esiot, see on nagu päris naljakas. Ei pane tähelegi, aga siis kui nagu selles momendis oled, siis... Müdin on ja? Ta on ikkagi tehtud selliseks, et... X5. Saad kodust välja sõita ja naabrid ei lähe närvi, et... Jah. Salla rallikas. Jaa. Teeme swappi või? Nii, need saime lahti lõpuks. Pääsime auto kurjaks ja kuumaks. Mul on ainult üks nagu leid selle auto kohta veel, et jah, sõidustiil ja kõik täielik BMW, et isegi X5 on tehtud selliseks, et sa nagu tahad minna niimoodi kurvi, et sa nagu oled väga lähedal sellele äärekivile ja hitid neid Apex-eid nii-öelda või kuidas iganes see välja tuua. Aga tegelikult, mis ma öelda tahtsin, on see, et natuke teeb kurvaks ka. Et just see Eesti asukohane, sest siin selle auto potentsiaali sa saad nagu igapäevaselt kasutada 30%. Kui sedagi, jah. Et nagu see auto on, autobaa on killer, täielik lihtsalt. Esiteks on Saksa staus kuskil mugav olla, ja teistpidi siis sa võid selle auto panna mingi 200 peal püsikasse ja you won't notice. Ja ma arvan, et see on tegelikult, see täpsem number on 250, mis on lihtsalt limiter. Jah, tarkvaraliselt on jah. Huvitav, palju kütusekulu on? Jah. Selle jätame järgmiseks videoks, aga siis tuleb juba see video, kus me oleme, ma ei tea, My Life with X5 M50i ja pärast 3 kuud. Ilmselt läheb müüki. Ma igaks juhuks ütlen selle. Ei tule midagi. Igatahes tänud teile vaatamast. Püsige meiega. Nüüd on uuesti selline mõnusam hooaeg käes. Autojoy kogu nii-öelda tiim tegeleb meeletult sellega, et kogu see kaup, mis meil laos on, välja jagada erinevatele edasimüüjatele ja otse teile. Et loodame, et nüüd tuleb natuke rohkem jälle vahepeal videosid. Davai. Tšau.